Tere tulemast kõigile, head kuulajad ja vaatajad. Meil on nüüd Mystique Melia peegelduste 17. episood käsil ja täna räägime energiakeskustest. Mystique, mis sina arvad energiakeskustest? Enne kui ma üldse midagi arvama hakkan, ma natukene loen teooriat, mida igaüks võib ise ka guugeldada ja leida, et mis need energiakeskused on ja mis need on üldse, mis see nagu ajalooline info nende kohta on. Energiakeskused, ka teisisõnu tšakrad. Loen siit siis kopeeritud tekstist, et nad pärinevad India traditsioonidest, eriti algselt siis hinduismist, hiljem budismist ja see mõiste ilmus siis nii-öelda varajastesse nii-öelda India filosoofia pühadesse tekstidesse umbes 1500 aastat enne Kristust. Ja veel hiljem on siis justkui see süsteem veel niimoodi peenemalt välja töötatud või üksikasjalikumalt, et siis on uuritud. Ja sanskriti keeles tähendab see tšakra sõna tähendab ratast või ketast. Ketas või ratas. Ja mida see siis tähendab, see on teatud siis nii-öelda energiakeskused meie kehas või meie energias. Ja nad siis nagu mõjutavad või siis nendes olev neid läbiv informatsioon või ühesõnaga nad peegeldavad meie füüsilist ja vaimset tervist, sellist mentaalset tervist ja siis justkui, et kui läbi nende energiakeskuste liikuv siis elujõud või praana või kuidas seda nimetaks, peenenergia, kui ta voolab niimoodi ühtlaselt, siis me oleme heas tervises, see näitab või peegeldab seda, et me oleme heas tervises, füüsilises tervises, vaimses. Ja kui seal siis liigub nagu segane informatsioon, siis see võib põhjustada erinevaid siis selliseid emotsionaalseid üleelamisi, füüsilisi probleeme. Ja siis ütleme kõige tavalisem või mida täna teatakse on justkui need 7 energiakeskust, 7 põhitšakrat, igal ühel siis oma asukoht meie kehas ja neid kujutatakse ka teatud konkreetse siis värviga või elemendiga või ütleme mingi kujunditega, aga ka funktsioonidega, et millega siis vastavalt, mis keha piirkonnas see on, et millised funktsioonid. Siit ma loen alt üles juurtšakra, kõige all on ja meie selgroopõhi, selline maandus, ellujäämine, sakraaltšakra, selline alakõhu osa, loovus, seksuaalsus, heaolu, päikesepõimik, niimoodi ülakõhu osas, seotud siis meie väega, isikliku jõuga, enesekindlusega, südametšakra, nagu nimi ütleb, südame piirkonnas rindkere keskus, armastuse ja kaastunde energiaga põhiliselt seostatakse, siis kurgutšakra, kõri, mis on seotud siis suhtlemisega, väljendusega, teiste väljenduse töötlemisega. 3. silmatšakra, siis siin justkui kulmude vahel, mis on seotud siis meie mentaalsete protsessidega, intuitsiooniga, tajuga ja siis meie kroonšakra, kõige ülemine, siis pea ülaosa seotud sellise kõrgemate mõtetega, vaimse ühendusega, nimetatakse ka valgustamisega. Ja see tšakrate süsteem on Indias muidugi olnud 1000 aastaid, aga siis läände või läänemaailma, läänekultuuri siis niimoodi vaimsetesse ja praktikatesse ilmus ta niimoodi 19. sajandi lõpus ja niimoodi 20. sajandi alguses, kui hakkas selline huvi, et mida seal ida pool siis tehakse või mis seal toimub, et midagi seal tehakse, ühesõnaga see info hakkas rohkem liikuma. Ja tänapäeval siis tšakrad, tõenäoliselt enamus inimesed on kuulnud seda sõna tšakrad ja tõenäoliselt võib-olla teinekord tehakse nalja selle üle seltskonnas või kes siis tegelevad mingi joogaga või mediteerimisega või mingites alternatiivtervenemispраktikates, siis räägitakse ka tšakratest, et kuidas nende kaudu või nende abil või nende info abil siis kuidagi oma vaimset, füüsilist, mentaalset heaolu häälestada või saada diagnostika infot, et mis siis toimub selle tervisega. See on siis teoreetiline lühike kokkuvõte. Ma usun, et meie kuulajad, vaatajad enamus juba teavad, kuigi palju enda
energiakeskustest ja tšakratest ja kus mis asub ja isegi võib-olla natukene seda, et millega milline tšakra seostub siis millise teemaga. Aga mis sinu nii-öelda siis nüüd hologrammi meetodi praktika ütleb, et kuigi me teame, et teatud tšakrad on seotud teatud teemaga, näiteks, et ma ei tea, kurgu tšakra on seotud väljendusega, aga kui inimene tuleb ja tal on probleem, ma ei tea, kellegi väljendusega näiteks, siis kuidas see siis on, kas kõik on seal kurgu tšakras? Ei, pigem siis mitte jah, et ütleme, kuidas selles, kui me nüüd hologrammi meetodi vaatenurgast vaatame või praktika vaatenurgast, et põhimõtteliselt seal ju kasutatakse ka energiakeskusi nii-öelda sessiooni ajal. Mis see tähendab, et kasutatakse neid keskusid? Et tähendatakse seda, et see on nagu justkui kaart, mis aitab justkui meil süsteemi nagu mingiteks sektoriteks jagada. Näiteks, et ma ei tea, kui sa ütled kurgu on ja siis see räägib nagu sellest piirkonnast kehas või energiaväljas või ütleme erinevates tasandites, et ja sessiooni ajal aitab see meil nagu liikuda kiiresti. Sest muidu on see, et inimene tuleb, ütleb, mul on mingi probleem, ma ei tea, kui sa ütled, see on väljendusega, kellegi väljendus häiriv või ma ise ei saa väljendada midagi. Kus me siis pihta hakkama? Meil on üks suur inimese alateadvus, tema keha ja igasugused muud tasandid. Kus me pihta hakkame, kuidas liikuma hakata, on küsimus siis. Ja siis ütleme, see energiakeskuste kaart justkui annab meile juba mingi, et meil on mingi 7 osa. Igal osal on just nagu ka mingi oma justkui iseloom või oma teema mingis mõttes. Ja siis me saame justkui selle kaardi abil juba natuke liikuma hakata. Et kui sa ütled näiteks, et selline probleem, et kellegi väljendus põhjustab segadusi, siis sessiooni ajal me vaatame, et kuhu see reaktsioon meid juhendab, inimese reaktsioon, et kas ta millisesse nii-öelda piirkonda, siia kõige ülemisse või kuhugi allapoole. Aga ma pigem nagu ütleks seda, et kuidas mina varem nagu sellest aru sain ja mis nagu muutunud on. Et varem ma sain aru, et justkui, et see energiakeskus, see on nagu mingi selline, näiteks, ma ei tea, võtame väeenergiakeskuse, selle nii-öelda päikesepõimiku või manipuura, et siis öelda, et temal see energiakeskus on tasakaalust ära või see ei tööta või ühesõnaga, siis mul jäi sellest nagu mulje, et meil on mingi energiakeskus ja mul see väekeskus, see nagu ei tööta ja siis ongi nagu, mul väega kehvad lood, ütleme nii. Ja täna, kui me vaatame siis seda sessioonide praktikat, mida sa ise oled kogenud või mida ma ise olen ja üldse erinevad praktiseerijad, siis pigem see sõltub teemast. Et kui on mingi konkreetne teema, näiteks, et ma ei tea. Ma näiteks ütlen teema. Näiteks, et mul töö juures on probleeme ülemusega, kes kogu aeg annab mulle ülesanded, mis ei ole nagu minu arvates mõttekad, et ma võiks palju paremaid ülesandeid teha. Ja tema väljendus on ka veel väga sükene autoriteetne. Näiteks oletame, et selline olukord inimene tuleb, tahaks, et mis teha nüüd? Ja, et sessiooni all, nagu sa tead, me ei anna nõu inimestele, me ei ütle, et kui nii, siis käitu ülemusega nii, umbes näita talle keskmist sõrme või kasuta mingit taktikat, ühesõnaga, et see ei ole nagu selle meetodi mõte. Mõte on see, et inimene saab ise nagu joonduse selles teemas ja siis tema süsteem leiab ise nagu mingi lahenduse selles olukorras, et ta ei ole nagu selline nõustamise, nõuandmise meetod. Aga siis me hakkaksigi sessioonis liikuma, et kui see on nii-öelda tööandjaga seotud asi, et siis sessioonis me ju palume inimesele öelda, et ma ei tea, ütle tööandja nimi või ütle, et ma teen koostööd selle inimesega. Ja siis me hakkame liikuma energiakeskuste nii-öelda kaudu esialgu, et kus see reaktsioon tekib.
tekkis kurgu, näiteks kui see on näiteks kurgu piirkonnas, okei, see on kuidagi väljendusega seotud, siis me saame edasi hakata ju küsima täpsustavaid justkui suundasi, et kas see on selle tööandja väljendusega seotud, ei olegi. Kelle väljendusega siis seotud on, liigume edasi. Et kas see on praegusest ajast või mingi varasem salvestus, reaktsioon näitab, et see on nagu mingi varasem salvestus. Kui vana siis on, hakkame vaatama, 10, 11, 12, näe, mingi 13-aastane. Siis sealt juba hakkad edasi mõtlema, okei, kas see on kodus, isa, ema, ei siin ei teki reaktsiooni, vaatad, on see kool äkki, kus veel 13-aastane käib, mis nagu sotsiaalsetes struktuurides, kool, kas see on mõni klassikaaslane, õpetaja, ja siis hakkab meil juba mingi pilt tekkima, et inimese alateadvus näeb nagu, et seda just nagu need oleks sarnased olukorrad, nagu kuidas mul oli suhe õpetajaga ja kuidas mul on suhe tööandjaga, et alateadvus nagu ei teeks vahet nendel olukordadel. Ja et kui ma tundsin mingil moel kehvasti ennast nagu suheldes, ma ei tea, mingi konkreetse õpetajaga, siis just kui see kehva enesetunne käivitub, siis selle konkreetse, ma ei tea, tööandja või ülemuse suhtes. Mida me sessioonis saame teha on see, et alateadvus hakkab vahet tegema. See oli siis see hetk, see aeg, see inimene, see suhtedünaamika ja täna ma ei ole enam 13-aastane, nüüd on teine aeg, see on teine inimene. Ja sealt siis, kas inimesel joondub siis see mingi selgus või vägi või ühesõnaga ta hakkab ise teistmoodi käituma ja hakkab neid olukordi ka teistmoodi nägema. Ja ma tahtsin veel lisada, et kui on nagu, mida ma olen tähele pannud väga paljudel, et siis justkui nagu võiks arvata, et see on esialgu, et see on kurguchakra ja võib-olla natuke on kurguchakra kähe ka, sest ma ei saa nagu väljendada ennast oma ülemusele vabalt, miski plokk tuleb ette, aga siis tegelikult sessioonil on näha, et tegelikult midagi võib-olla tuleb kõikidest chakratest, sest võib-olla näiteks kroonchakras sul on mingi alateadlik turbulents suhtes võib-olla selle õpetajaga, mis tuleb praegusesse olukorda kaasa. Võib-olla sul on midagi seal mõttega seoses kolmanda silmaga, et mingisugused ärevuskihid, näiteks ma ei tea, tuleb konkreetselt mingi allumise ärevus, võib-olla, et praegu tundub, et see oleks nagu ülemusega, aga tegelikult see allumise ärevus on tulnud õpetajaga või siis võib-olla emaga või isaga või ükskõik kellega, eks ju. Et siis see mängib siin nii-öelda kaasa ja võib-olla näiteks südamekeskust tuleb, et ma ei tunne ennast turvaliselt, mul on vaja seal puhastada või siis on vaja ühendusi puhastada, et ühendused, et mul on nüüd ja mis veel nagu väga tihti on nagu väekeskus, et minul üldse on nagu vägi otsustada nüüd ümber, et mina saan nüüd ise otsustada, kuidas ma ennast tunnen nendes olukordades ja siis mul on kergem ka nagu maha rahuneda selle ülemuse väljenduse suhtes, sest ma ei saa muuta näiteks ülemuse väljendust, ma saan muuta oma suhtumist, et kui tema väljendab ennast nii, nagu ta valib ennast väljendada, ma olen lihtsalt rahulik ja lõdvestunud selle suhtes, et ma ei reageeri sellele, et ja ma ei ole ohus, et vaata sealt võivad need ka tulla, et kui ma ülemusega on mingid probleemid, et kuidas mul see töö, äkki ma kaotan selle töö, kui te ei ole rahul minuga või nagu need sellised ellujäämise hirmud võivad ka alateadlikult kaasa mängima hakata, siis et tegelikult ka juurchakra, ühesõnaga üks teema tavaliselt mingil moel annab tunda igas chakras, et see on nagu minu tähelepanek olnud. Nagu et see ei ole nagu ühe energiakeskuse teema, et igalt poolt tuleb nagu detaile, võib-olla see on nagu just kui mõnes energiakeskuses nagu kõige suurem teema või mõjub kuidagi raskemalt näiteks, et just nagu et just vägi on see, mida ma tunnen, et mul üldse ei ole või just väljendus nagu läheb täitsa kinni, et ma ei saa mitte midagi öelda või kuidagi ei tule sõnad ei tule suhu ja pärast järgmine päev mõtlen, et mida ma tahtsin tegelikult öelda ja tegelikult mida tegelikult oleks tahtnud öelda või ühesõnaga mingid sellised asjad. Et või mõte jookseb kinni, täitsa tekib nagu mingi mõtteudu tardumine, kolmas silm näed,
no sa praegu ütlesid juba teist korda see kolmas silm, ma nagu ütleks seda, et noh, et mõne jaoks võib see olla, noh, aga ma ei usu, et meil üldse mingi kolmas silm või mis kolmandast silmast räägid, et aga samas meil kõigil on mõtteprotsess, seda usuvad siis kõik, noh, et isegi kui keegi arvab, et noh, et mis kolmas silm ja millest sa räägid, aga seda me oleme kõik tundnud, et mingis olukorras mõte ei tööta, noh, et mõtteprotsess nagu hangub või noh, väga lihtne näide tegelikult, noh, sihuke, kui ma olen väga emotsionaalne või endast väljas, siis on väga raske selgelt mõelda, noh, seda ma arvan, kõik inimesed on tundnud seda, et kui mingi suur mure ketrab kuskil või mingi hirm, nii raske on tööd teha, noh, kui sa tahad mingi keskendunud, kontsentreeritult teha mingit tööd, mis nõuab nagu sellist keskendumist, nagu head nagu mõtlemist ja nagu aju pingutamist, üliraske on teha, noh, ma olen ise nagu noh, seda väga selgelt kogenud, noh, et ma teen mingit, ma ei tea, kirjatööd arvutis, võib-olla teen mingit esitlust, on ja noh, muidu ma tean ju, mul keskelt läbi läheb nii palju aega umbes mingi, ma ei tea, ühe lehekülje või ühe slaidi või millegi tegemiseks. Ja siis, kui parasjagu midagi hästi intensiivselt käib, noh, mul on nagu kordi rohkem aega. Nagu ma teen, siis jälle mõte läheb jälle selle mingi inimese juurde või olukorra peale. Oot, ma pidin ju seda esitlust tegema. Nii, teed 2 sõna, jälle märkad, kuidas mingi sisegene, jälle ma pean mingi dialoogi kellega kuskil, keda üldse siin ruumis pole. Oot, ma tegin ju esitlust, tuled jälle siia. Noh, pidev võitlus nagu mingi sellise sisemise lobaga, noh, et siis et kui see näiteks on kogu aeg või läbivalt näiteks inimesel, noh, mõtle siis, inimene teeb 5 või ma ei tea, 4, noh, ükstapuha 4-5 korda aeglasemalt seda, mida ta suudaks tegelikult teha, kui tal ei oleks seda kogu aeg taustatöötlust. Et mõni inimene võib aastada, ma suudan nagu 4-5 korda rohkem, noh, luua või 4-5 korda midagi paremini teha, kui ma saan katkestada selle asja. Ma ei tea, näiteks see spordis, see võib konkreetselt anda mingid, ma ei tea, sentimeetrid või sekundeid või noh, midagi juurde, kui ma samal ajal ei kruti mingeid ideid või äris võib rahas nagu avalduda rahanumbrites, kui ma suudan lõdvestunult ja teadlikult tegutseda, mitte ei ole mingi ärevus seal või mingi hirm. No jah, sest et paljudel on nagu selline ettekujutus, et kolmas silm on seotud selgelt nägemisega, aga tegelikult on nagu üldse mentaalsete protsessidega lihtsalt, et kellel on selgelt nägemine võib-olla arenenud, nendel see intuitsioon on tugevam ja neil on nagu mõtteprotsessid just selgemad ja neil ei ole vaja nagu nii palju võib-olla hekseldada läbi neid, noh, kas on see analüüsida nii palju, neil lihtsalt kohe on info olemas, neil on kõik selge, et see ongi nagu selgelt tajumine. Aga tegelikult on see nagu üldse kogu mentaalne protsess ja kui see on mentaalne protsess, noh, mõned ütlevad, et näiteks kui on hästi palju mentaalsed protsessid on siuksed segased, siis konkreetselt ongi inimesel tihti pearinglused, pea pööritab, nagu silme eest läheb natukene uduseks ja silme ees läheb uduseks, aga see tuleb mentaalsetest protsessidest. Nii et ma arvan, et see pole juhuslik, et selle tšakra nimi on kolmas silm. Muidugi seal on veel sügavamaid tasandeid, aga kõige nii-öelda baasilisemalt öeldes on see mentaalprotsessid. Nojah, et noh, ühesõnaga, et nende energiakeskuste ümber on natukene sellist noh, või tšakrad, noh, selle ümber on nagu mingi omamoodi nagu mingi kultuur tekkinud, et noh, minu jutu mõte oli see, et nad on tegelikult sellised ütleme, hologrammi sessiooni kontekstis, nad on hästi praktilised nagu navigeerimise nagu justkui verstapostid või mingid asjad, et noh, et kui ma näiteks ma ei tea, ütlen, et noh, näe, see on maakera ja maakera peal on probleem, noh, kus ta siis on tegelikult, noh, et see on suur kera on ja, aga et noh, kui ma ütlen, et meil on siin Austraalia, meil on Aafrika, meil on Euroopa, meil on Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika ja see on näiteks, noh, ma ei tea, Euroopas, noh, siis kuigi Euroopa on ju väga mitme, seal on sooja ja külmad kliimad ja igasugused asjad, ometi on meil tekib mingi ettekujutus,
Euroopa, noh, et Aafrikal on mingi oma iseloom, Euroopal on mingi oma iseloom, Austraalial on mingi oma iseloom, et sama nagu nende energiakeskustega, et tegelikult seal on nii palju tasandeid veel edasi. Aga ometi igal nagu selle energiakeskusel on oma mingisugune iseloom natukene või oma selline, noh, kui me keha tasandilgi vaatame, noh, et kurgu tšakra on nagu kurgupiirkond, noh, see nii-öelda kolmas, see on nagu mentaalne nägu ja aju ja süda ja siis allpool, noh, ma ei tea, kui me keha tasandil vaatame, mis on põrn ja maks ja magu ja allpool siis jalad ja suguelundid nagu madalamad energiakeskused, noh, et seal on nagu justkui nagu link nagu füüsilisele tasandile ka, noh, et ta on nagu selline nagu füüsilise keha ja peenkeha vaheline sihuke nagu info vahendaja või võib-olla ka info kandja mingis mõttes, noh, et kui selle kohta sanskriti keeles, et see on ketas, noh, siis ta oleks nagu mingi plaat. Mingis mõttes võib nagu öelda nagu nagu ma ei tea, CD-plaat või mingi kõva ketas, mis nagu justkui mängib mingit infot maha, et kui sa ütled mulle näiteks mingi asja, mingi teema või konteksti, siis mul hakkavad need plaadid käima, nad hakkavad maha mängima mingit nii-öelda laulu. Ja kui aga nad samal ajal ka võtavad, just, nad samal ajal ka võtavad infot vastu. Nojah, see on nagu siuke antenni nagu siuke vastuvõtmine ja samal ajal ka nagu edastamine, nii-öelda sageduste edastamine, samal ajal ka vastuvõtmine. Ja siis, siis ongi, et kui on mingi teema, tõenäoliselt igaüks on kogenud seda, et noh, hakkad mingist asjast rääkima ja see üks inimene, tal läheb kohe mingi siuke negatiivne jutt lahti. Nii kui see seda teemat puudutab, kohe tal hakkab negatiivne plaat keerlema, kurk hakkab väljendama negatiivseid sagedusi, et oi, mul on see väga halvasti ja ma tunnen ennast nagu alati seal halvasti, see on halb ja see on halb. Noh, et siis sessioonis põhimõtteliselt eesmärk on see plaat ära vahetada, et lõpetada ja võtta sealt plaadimasinast see justkui see negatiivne plaat ära ja teadlikult panna siis mingi muu plaat sinna peale, et see hakkab uusi andmeid edastama või teistmoodi. Et kui sa teadlikult küsid kellegi käest, et kuule, et kas sa tead, et kui siuke destruktiivne või negatiivne sagedus kogu aeg krutib, et see hakkab segama sinu füüsilist keha ja igasuguseid asju, et kas sa teadlikult valisid selle plaadi siia peale panna selles teemas, siis tõenäoliselt inimesed ei. Ahah, okei, siis see läheb alateadlikult käima, see ei olnud teadlik valik, keegi ärganud hommikul üles. Selles teemas ma hakkan nüüd täna väga negatiivselt ennast väljendama. Ohvri plaati mängima. Mis meil siin plaadiriiulis on? Ohvrihitid. Top 10, paneme selles teemas selle peale. Mis teema on? Võtame siin rahaohver, suhteohver, veel mingid ohvrid on. Oi, lõputult võib olla neid. Korralik kogumik, jah. Terve plaadikogu. Aga siis, et siis keegi vali neid teadlikult, neid nagu andmekandjaid nagu tööle panna, nad lähevad justkui ise tööle. Ja nüüd, mis me sessioonides näeme, ongi, et inimesed tulevad sessiooni ja nad on hädas, nad ei saa aru, miks see plaat mul käib või miks need siis miks selline info, miks sellised failid, kust, miks, ma ei tunne hästi ennast, kui need mängivad või need failid aktiivseks lähevad. Siis me hakkamegi vaatama, kus need salvestati ja millal salvestati ja mismoodi. Ja kui see selgus tekib, siis kuidagi tekib inimesele autoriteet see info ära vahetada. Enne nagu ei ole, enne just kui, ma ei tea, miks siis enne ei saa vahetada, aga ei õnnestu millegi pärast või ma ei tea, kuidas sul kogemuse. Mõnikord on ikkagi õnnestunud ka, lihtsalt see võtab nagu väga-väga palju aega ja kogu aeg nagu hästi teadlikkust, et oot, ei, see ei olnud ju see, oot, ei, ma ei tahtnud ju seda plaati, et lihtsalt isegi kui sa sessioonis vahetad plaadi ära, sa paned uue plaadi peale, siis tegelikult ajuteadlased ütlevad ka, et selleks, et see uus programm, sest meie need sünapsid on nii harjunud hoidma neid mingid teatud selliseid kooslusi ja siis need juhte teed. Ja kui sa nüüd muudad ära selle ja osad sünapsid lased lahti, siis ta tegelikult see juhte tee tahab ikkagi minna endisesse nii-öelda sellesse harjunud mustrisse tagasi. Aga ja ajuteadlased, täpselt sama 21 päeva
läheb aega, nii nagu ka esoteerikud, et kuni see juhtetee on nagu täielikult kinnitatud. Ehk siis näiteks, kui su alateadus on joondatud mingisuguse mõttega näiteks, et mul on ma olen väga lõdvestunud oma ülemuse väljenduse suhtes, kui siin juba see näide on. Ja kui seda nagu siis 21 päeva nagu ütled, siis see ajus see juhtetee kinnistub, et siis see programm läheb tööle. Nii et see plaat vajab ka natukene sellist aega. Siis mõni inimene ütleb, et aga mis siin siis uurida või urgitseda, ma lihtsalt ütlen 21 päeva seda ühte lauset ja hakkab tööle. Ja see võibki hakata tööle. See võibki hakata tööle. Jah, see võib hakata, see ei ole välistatud, tasub proovimist. Aga seal võib olla see, et seal on mingid failid, mis ei lase sellel plaadil üldse lähenedagi või üldse midagi seda teemat nagu töödeldagi. Ja see on see, kus nagu võib-olla selline sessiooni praktika võib abiks olla. Või see oskus liikuda. Et tegelikult hing tahab teadvustada asju, mis seal alateaduses toimub, et miks mingid asjad on. Ja siis nagu seal sessioonil tulevad välja need teemad, et miks üleüldse see reaktsioon tekib. Ja kui see on ära puhastatud, siis saab see programm nagu uus programm tööle minna. Et näiteks, et võib-olla, et ongi, sul on vaja teadvustada selle, ma ei tea, kunagi oli mingi õpetajaga midagi ja sa teed selle mõistmise ja sul tuleb kaastunne õpetaja suhtes ja iseenda suhtes, selle olukorra suhtes, seal on võimalik hästi palju variante, kõigil on erinevad, aga närvisüsteem ütleb nagu tegelikult näitab suunad ära. Ja kui see puhastatud, siis lihtsalt need sabotaažimustrid on selgeks tehtud ja ei lähe tööle enam. Et kui me täna räägime nende energiakeskustest, et see on, ütleme, selline koordinaatteljestik meie süsteemis teatud mõttes, mille järgi me saame justkui navigeerida, kuhu piirkonda oleks vaja minna või et siis minu taotlus nagu tööle hakkaks, mida ma tahan taodelda, mingi eesmärk või mingi seisund või mida ma taotlen, et see tööle hakkaks. Ja mingis mõttes neid võib vaadata just kui infotalletajaid või info edastajaid, neid energiakeskuseid. Ja sealt kaudu on võimalik saada infot, mis meil konkreetses kontekstis on salvestunud, mida need plaadid hakkavad mängima selles teemas, mis iganes see teema on. Enamasti on suhted. Põhimõtteliselt see on nagu, et sa kodeerid selle uuesti lahti, et plaat muidu kogu aeg mängib, aga nüüd sa nagu kodeerid lahti, et miks just see lugu ja miks just see lugu seal on. Miks selline playlist seal peal on? Mis hetkel ja millal ja kuidas see playlist sinna tekkis? Ja siis tekib kuidagi vabadus seal nii-öelda laulude nimekiri ümber tõsta, võib-olla panna rõõmsamaid pealkirju ja selliseid võib-olla harmoonilisemaid lugusid, mis ei ole enam nii destruktiivsed või negatiivsed. Võiks ju mõelda, et mis sellest on siis, kui seal on see natuke sükust destruktiivset laulukest ka. Paistab, et see hakkab ühel hetkel tervise peale. Ehk siis kui see peenkehas on see segadus, siis võib-olla ta kohe ei hakka niimoodi keha lammutama või keha segama või keha signaale segama, aga on näha, et seal kuskil hiljemalt keskeas, sageli näiteks on näha ju, et tegelikult ka mõni ütleb, mul on väiksest peale on kurguga mingi probleem ja kogu aeg on mingid angiinid ja mandlid ja mingi asi käib kogu aeg kurgus juba noorest peale. Ja sessioonis on ka tegelikult näha, et siis see on suured nagu segadused kurgu tšakras või kurguga seotud palju segadusi. Et siis näed, kuidas need asjad klapivad oma vahel tegelikult. Ja siis selle pealt võiks justkui ennustada, et kui sul täna on hästi palju segadusi selles energiakeskuses, see võib ühel hetkel, tal on potentsiaal tekitada ka füüsilisel tasandil segadusi. No minu jaoks see füüsiline tasand, see on juba nagu kõige nii-öelda see viimane loomise kroon, siis on loomine täide läinud. Et minu jaoks on isegi juba
piisav see, et ma näiteks tunnen jõuetust või ma tunnen, et ma ei suuda teatud asja luua, mida ma tahan luua. See on juba minu jaoks nagu piisav, et oot, need asjad ei tööta, et noh, see, kui juba tervisel läheb pekki, siis see on nagu minu eest juba suht viimane staadium nii-öelda, et asjad ei ole nagu minu mõttemaailmas ja minu alateaduses nagu joondatud ja ei ole nagu kohe, ei ole harmooniline, mu süsteem ei ole järelikult harmooniline, kui ma ei suuda luua, mida ma tahan luua, sest et mina usun 100%, et minust oleneb see, mil moel ma oma elu loon, kuidas ja millisena ma nagu oma elu näen. Ja veel nende, nagu ma ütlen just energiakeskuste puhul, mul on veel sellised salvestused, et kui me oleme elektromagnetilised olendid, et meie närvides liiguvad kogu aeg elektrilised signaalid, siis just kui räägitakse, et need energiakeskused või need on nagu selgroo järgi joondatud, põhimõtteliselt, kus jookseb ka meie peamine närvikanal, siis mingis mõttes nad on nagu, need energiakeskused peegeldavad, millise iseloomuga signaalid liiguvad närvisüsteemis konkreetses teemas, eks. Minust see on üks väga oluline mõte, kui siit mingi mõte kaasa võtta, need on teemati erinevad. Et kui keegi ütleb, et sul on see tšakra paigast ära, jah, mis teemas? Võib-olla jah, ta on enamus teemades paigast ära, või nii-öelda tasakaalust ära, mitte paigast ära. Aga see võib olla nii, et mingis kohas on inimene, näiteks kui me räägime mõtteprotsessist, ta, ma ei tea, teeb astrofüüsikat ja lahendab kõrgemat matemaatikat ja siis teises kohas sa ütled talle 2-3 märksõna ja ta on nagu väike laps, ta ei oska enam ühte kokku panna. Et siis see näitab, et tegelikult ei ole nii, et meil on mingi konkreetne seisund nendel energiakeskustel. Oleneb nii-öelda teemast, oleneb kontekstist, siis seisund võib muutuda drastiliselt. Väga tark inimene võib sekundiga muutuda väga rumalaks. Ja vastupidi võib ka olla, vastupidi ka, et mõni, kes tundub väga rumal, äkki üllatab mingis teemas võib väga nutikas olla ja väga huvitavaid mõtteid nii-öelda koostada. Et jah, energiakeskused, meie süsteemi kaart, peenmaailma ja füüsilise maailma portaalid. Et see oli siis tänane peegeldus, et äkki võtame otsad kokku. Jah. Ja, aitäh kõigil, kes vaatasid. Olenevalt kanalist, kus te vaatate, on see YouTube või Spotify, pange like'i ka ja subscribe'ige, kui te tahate teateid saada, millal meile uus osa tuleb. Nii et liigume edasi, teadvustame, arutame. Kõike head. Kõike head.